Ma jõudsin nüüd Viini ja siin on väga-väga ilus. Meenutab natuke mulle Pariisi või Genfi ja mul on väga hea tuju. Praegu natuke isegi vist hakkab sadama, leitsak on täielik kuumus ja mulle teeks see sadu pigem head meelt. Ma olen siis 3-päevasel reisil, tulin üksi ja mul on hetkel siis selline periood, kus ma proovin, kas ma saan üksi reisimisega hakkama, aga ma tunnen, et mul on kõik kontrolli all, et tundub, et saan. Kui ma oleks teadnud, et Viinis on nii ilus, ma oleksin palju varem siia tulnud. Ma tegelikult lihtsalt ei teadnud seda. Ja mina olen käinud mitu korda Pariisis, kogu aeg Pariis, nii ilus, aga see on ju täpselt sama ilus. Viin on mega, kui sa ei ole veel käinud, tule vaata. Selline tunne, et mõni tänav on siin nagu avastamata inimestel. Kuidas see tänav saab nii tühi olla? Üliäge on see mulle, sellepärast, et mulle meeldib praegu siin rahulikul tänaval olla. Ja see on tegelikult täpselt see, mida ma ootasin sellelt reisilt, et ma ei taha olla täielikus rahvamelus kogu aeg. Tahaks natukene kuidagi seda päris vaibi saada. Issand, siin on ikka nii ilus. Oi, kuidas mulle siin meeldib. Äge on see, et siin räägitakse ju saksa keelt ja mina õppisin saksa keelt gümnaasiumis. Ma käisin Kadrioru saksa gümnaasiumis ja me hakkasime õppima juba 2. klassis peale saksa keelt. Aga ma olen nii roostes sellega, sellepärast, et ma ei ole üldse rääkinud seda pärast kooli lõpetamist. Aga siin tulevad kõik sõnad meelde ja tegelikult see on väga lahe keel. Okei, nüüd on mul küll väga hea tuju. Ma saan juua kohvi oma hotellis. Mul on siin siis väike kohvimasin ja tuju on ikka väga hea. Õues on nii palav ja mõnus on vahepeal hotellis olla varjus. Ja vaadake, see kohvikruus on ka siuke Viin 1862. Nüüd on uus päev ja ma olen ilusti välja puhanud. Eile ma jalutasin 24 000 sammu ja see võttis mu ikka täiesti läbi. Aga tänane plaan on võtta rahulikult. Mul ei ole otseselt mingeid vaatamisväärsusi, mida ma taga ajan, mida ma näha tahaksin. Et lihtsalt vaatame, kuhu jalad viivad. Siin tänaval jagati jäätiseid ja ma võtsin vastu, kuigi, tasuta anti. Ja kuigi mul on laktoositalumatus, ma ei tohiks süüa seda, siis ma ikkagi söön. Praegu on 30 kraadi sooja. Hakkaski sadama, aga ma ostsin endale ühe vihmavarju, mis on siis ainult 4 eurot maksis. Ja ma jätan selle siia, seega ma ostsin lihtsalt kõige odavama, mis ma leidsin. Sellepärast, et ma ei saa sellega, see ei mahu mu käsipagasi hulka. Ma ei saa seda nagunii võtta kaasa Tallinnasse, aga keegi hotellis saab kindlasti seda kasutada.
Sellest reisist on saanud minu jaoks ootamatult selline ellujäämisreis, sest et see palavus lihtsalt hävitab ja ma ei suuda isegi nagu nautida hetkel, ma tahaksin ainult olla varjus, ma nii väga tahaksin olla varjus. Ja ma sain eile päikesepõletuse ka, sellepärast mul on prillid, nukamüts, mul on päikesekreem küll peal ja eile oli ka, aga see oli ainult 30. Mul koel hakkas täiega kõrvetama, et tundub, et 30 SPF-i jääb liiga väheseks. Sa peaksid vähemalt seda panema mitu korda päevas suvel. Et juuli on ju kõige kuumem kuu ja ma olen olnud terve päev õues või nüüd juba 2,5 päeva kogu aeg õues. Et jah, omad vitsad oleks võinud seda ette aimata. Ja palava ilmaga on hästi vähe toiduisu ka, kuigi mulle muidu väga meeldib süüa, siis ma ei taha praegu üldse süüa millegipärast. Et tegelikult ma tahaks ainult jääkohvi juua, aga seda ei tohi liiga palju juua. Ma pean juuma vett. Samas see meenutab natuke ka Eesti vanalinna, Tallinna vanalinna, et vanalinnad on ikka üsna sarnased. Jalutan nüüd rongijaama, et minna lennujaama. Ja teate mis või? Väljas on nii palav, et ma ei suuda hoida oma seljakoti seljas. Suudan seda hoida nagu ainult ühe õla peal. Kui ma panen selle selga, siis ma saan kuumarabanduse. Nii palav on lihtsalt. Ma ei soovita tulla juulikuus Viini. Kindlasti mitte. Liiga palav on. Ja vaata, sa tahad kõndida, kui sa reisid. Sa tahad linna avastada. Seega soovitan tulla näiteks septembris või kevadel. Äkki isegi oktoobris on siin lahe.